isegi ei mahu kaadrisse. What is this? What is this? What is this? Hello! Aitäh, et te mind vaatate. Otsustasin esimese videona siis teha midagi, mis aitab teil, mu kallid vaatajad, mind natuke rohkem tundma õppida. Mõtlesin siis, et teen Get to know me tagi. Ehk siis, kui YouTube'i võõrad inimesed ei tea, mis see tähendab seda, et mul on ette antud umbes 50 küsimust ja ma vastan neile nii ausalt ja nii hästi, kui oskan. Ja need siis lõpptulemusel peaksid andma teile siis mingi teadmiste pagasi, tänu millele te mõistate minu tegemisi paremini tulevikus. Ma istun praegu enda magamistoa põrandal, sellepärast, et siin on kõige parem valgus, ma arvan, terves mu korteris ja natukene talutav siuke taust ka võib-olla, et siis teate, et miks ma siin naljakas, et see on mu voode sängy. Nii, aga hakkame siis peale. Mida sa kannad? Ma kannan praegu siukest talli väga nunnud, minu arust siukest poolkampsunit kõrge kraega. Ostsin selle kaltsukaste 40 sendi eest. Ma olen ilge kaltsuka hunt, nii et siis ma kannan tavalisi musti liivukaid ja Sandri sokke. Sest mu jalgadel on külm. Oled sa olnud kunagi armunud? Olen küll, olen ikka veel. On sul kunagi olnud koledaid lahkuminekuid? Jah, ja jätame selle sinna paika siis. Kui pikk sa oled? Ma olen lühike. Ma olen 1,64 m. Ehk siis ma olen mingi viimase 2 aastaga kasvanud 1,5 sentimeetrit. That's a lot nagu. Ma loodan, et ma edasi ei kasva. Mulle meeldib lühike olla. On sul tatoveeringuid? On küll, mul on 3 tatoveeringut. Olen teinud pärast igat raamatumüügi suve USAs siis 1 tatoveeringu, nii et mul ei ole Eestis ühtegi tatoveeringut tehtud. On sul neete? Mul on, ei ole. Praegu mul ei ole mitte ühtegi, mul ei ole isegi kõrvad augustatud. Mul on aga mul ei ole sealt läbi midagi juba viimase pool aastat, nii et ma ei tea, kas isegi läheb enam midagi läbi sealt. Aga jah, mul ei ole mitte midagi, mul on kõrvarõngad kõik lõpsuga, sest ma ei saa kõrvarõngaid kanda. Nii et jah, my body is a bitch. Mis on sinu lemmikseriaal? 3 sarja üldse, mida ma vaatan. New Girl, siis Modern Family ja siis Cougar Town. Ma arvan, et neist kõige lemmikum on mul Modern Family. Jah, või Cougar Town või New Girl. Ma ei tea, ühesõnaga need 3 on mu lemmikud. Lemmikbänd. Ma ei ole väga suur muusikakuulaja. Küll artistidest võib-olla on kõige lemmikum Beyoncé. Issand, olen hästi valge. Mis on su lemmikvärv? Ma arvan, et roosa, suke virsiku peachy roosa on mega ilus. Aga ma ei paneks elu sees roosat selga, sest siis ma olen välja nagu põrsas. Midagi, mida sa igatsed. Ma igatsen kohutavalt USA. Ma igatsen, jah, United States of America on mu lemmik ja ma igatsen väga USA toite, USA liiklust, USA inimesi, kõike, mis on USA. Ma olen väga suur USA fänn. Nii, lemmiklugu. Ma arvan, et praegu on üks mu lemmikutest 4-5 Seconds Rihannalt ja Kanye Westilt ja siis see kitarrimängija. Mul ei tule nimi meelde. Mis on sinu tähtkuju? On back. Eks ma olen räige solvupunn. Kõige peale solvun ja poen enda kivi alla ära. Lemmiknäitleja. Steve Carell. Ja mulle meeldib Emma Stone on äge näitleja.
Neid on palju, mingi Ryan Gosling ja see, minu arust on jumala suva nagu. See ei ole isegi väga hot minu arust. Sorry, naised. Kuhu sa lähed, kui sa oled kurb? Kui ma olen kurb, siis ma lähen voodisse teki alla, teen akna lahti ja nutan seal patti ja märjaks ja vaatan sarja. Ja. Kaua sa käid duši all? Vähe. Aega. Kaua sul läheb aega hommikul sättimiseks? Mingi 15-20 minti maks. Ma olen pigem olnud alati siuke inimene, et ma pigem ärkan hilja ja magan võimalikult kaua ja siis olen ajakriisis ja jõua asju valmis. Aga ma jõuan ikka õigeks ajaks igale poole. Aga jah, sellepärast mul ei ole kunagi sättimise peale väga kaua aega läinud ja ma ei viitsi. Oled sa kunagi kakluses osalenud? Ma olen läinud kuttide kaklustele vahele niimoodi, et ma olen vasta lõuga ise saanud. Mitte väga valusalt, aga ikkagi, valusalt. Ma ei tea, kas see läheb arvesse. See on pigem see, et kas sa oled peksta saanud kunagi. Jah, olen küll. Ei, aga ma olin kunagi, kui ma olin tatikas, ma kuulusin linna chillerite gängi. Aga seal olid meil oma piffid, kes kaklesid nagu. Mina ei ole enda käsi kunagi nagu määrinud. Mis on su 3 positiivset omadust? Minu 3. Ma arvan, et ma olen ambitsioonikas. Ma ei püsi ühe koha peal, mis mind ei rahulda väga kaua. Ma tahan edasi liikuda tähtede poole. Siis ma ei ole allaandja. Et ma raiun läbi ukse. Ei tahtnud seda teist koledat sõna kasutada sealt Winnie Puhhi loost, aga jah, ma jooksen kas või pea ees vastu seina nii kaua, kuni see sein katki läheb, kui ma tahan sealt seinast läbi saada. Et jah, ma ei ole allaandja ja ma olen väga organiseeritud inimene ka. Et ma arvan, et see on hea asi. Mis on su negatiivsed küljed? Ma ei ole väga kannatlik. Ma olen räige perfektsionist ja ma olen täielik masohhist enda suhtes vahepeal. Et ma olen siuke enda piitsutaja, mida ma üritan täiega parandada nagu. Mis on su hirmud? Ma kardan üksindust ja ma ei tea, mulle ei meeldi maad. Näiteks. Viimane asi, mis pani su nutma. Arvatavasti mingi imal 4.0 skooriga romantiline komöödia kuskilt telekas. Viimane kord, kui sa ütlesid kellelegi, et sa armastad teda. Eile õhtul. Ütlen iga õhtu. Viimane raamat, mida sa lugesid. Ma ei loe üldse palju. Mis on ka negatiivne. Aga ma arvan, et viimane raamat, mida ma lugesin, oli Jaak Roosaare Rikkaks saamise õpik. Väga äge raamat investmenti kohta ja investeerimise kohta üleüldiselt ja väga siuke puust ja punaselt isegi lollile selgeks tehtud, nii et soovitan, keda vähegi ettevõtlus nagu huvitab ja investeerimine. Sinu suhe inimesega, kellele viimati sa nomeerisid? Regeri Soo. Ta on minu honey boo boo bear. Ta on mu parim sõber. No matter what, reaalselt ta on nagu venna eest. Isegi on naljakas, et inimesed, kui me oleme seltskonnas kahekesi, inimesed on küsinud meilt, et kas me oleme õde ja vend. Ma arvan, et see on see, et inimesed kasvavad siis äkki kokku. Aga jah, ta on mu parim sõber ja ma kirjutasin talle, kuna ta reisis Portugali eile, siis ma kirjutasin, et head reisi ja too mulle palju asju reisilt. Lemmiktoit. Lasagne. Nagu Garfield. Lasagne. Nii hea. Ma ei mäleta isegi millal ma viimati seda sõin, sest et oi, kui palju ma pean jooksma pärast ühte lasagne tükki, et see maha saada. Koht, kuhu tahaksid reisida.
United States of USA. ei, USA on mulle kogu aeg väga meeldinud. Ja USA inimesed, USA söögid, USA liiklus, kõik on USA-s jumala mõnus ja timm. Muidugi tahaks reisida igale poole, aga ma arvan, kui mul oleks viimane reis su elus minu kulul, kuhu sa lähed, siis USA raudselt, seal on nii palju näha. Kas sul on mõni crush? Ja mul on räige crush juba 1,5 aastat, isegi kauem. Ja ma ärkan iga hommik tema kõrval. Lucky me! Viimane kord, kui kedagi suudlesid? Eile. Kuhu viimati reisisid? Ma käisin nüüd 6 aega tagasi käisin Tenerifel. Lemmikmaiustus. Ma arvan, et siia võib öelda vein ja juust. Kas see läheb magus alla või? Kas sa mängid mingit instrumenti? My grandma made me do it. Mu vanem on klaveriõpetaja. Aga ma hakkasin vastu. Ja ma ei lõpeta muusikakooli ära. Mis ei lõpetan, ma käisin 1 aasta. Lemmikkehted. Ma arvan, et kui mul on näiteks üks, mida ma kindlalt kannaks, oleks rings. Praegu enamasti ma kannan kuldseid sõrmuseid, täna on mul mingi siuke snake. Viimane trenn, kus käisid? Eile jõusaalis lihtsalt. Kõik! Otsa sai. Ühesõnaga, super aitäh, et te mind vaatasite. Loodetavasti saite mingit väga kasulikku informatsiooni minu kohta. Ja vaadake mind ka järgmine kord. Üritan kirjutada või teha postituse vähemalt 2 korda nädalas. Üritan. Šaukima.